Mikk, äkki sa räägid koos off-seasoni kardioga on? Ei tee, on ju? Ma teen praegu. Teed isegi, aga no ütleme, et niimoodi enne sinu võistlusele minekut, kui oli see off-season, et vist väga ei teinud, on ju? Ütlen, mul on hetkel, muide huvitav, mul on hetkel kardioga selline suhe, et ma naudin seda isegi rohkem kui jõutrenni. No mul on kahjuks ka sama asi. Ja, et nagu mingid ajendid ei tohiks olla nagu kardiole. Aga täna käisin Matsiga trennis ja vist 40 mintse tegime kardit või? 20 sooja. Enne pärast või? Enne pärast, ma olin nagu šokis, ma ei tee sellist asja nagu. Ja, et minul on see nagu, mina viimasel nagu lähen sinna kardioaparaadi peale, et ratta peale või jooksu lindi peale, siis et jah, et minul läheb seal kuskil 20 minti aega, et nagu jah, et lõpuks oma peas jõuda nagu sinna etappi, et kuna nüüd vist tuleb tõesti minna kangi nagu tõstma. Sama teema, mina teen selle pärast ongi, ma panen pool tundi enne trenni lihtsalt puhtalt, et kardio ei ole halb asi kehale, see on väga hea asi, mis teed selles suhtes, et mul ongi vaja seda pool tundi selleks, et ma panen oma muusika, ma lähen pool tundi sinna sisse, nüüd ma tunnen, et okei, nüüd ma panen selle tund aega seal saalis, mida ma tegelikult ei naudi nii palju, kui ma võiksin, aga ma lihtsalt, see on nagu ettevalmistus minul puhtalt nagu jõutrenniks. Et mul olen alati armastanud kardiot enne teha, aga minu praktika lihtsalt ütleb, et kui sa oled dieedil ja üritad rasva põletada, siis ma lükkaks pärast trenni. Et see praktika põhiliselt võimalikult. No ma paneks proportsioonid sest et võib-olla enne trenni siis 20 ja 80% peale trenni, et 10-40 minutit. Minu näiteks, et enne trenni on ka see, et okei, sa teed 40 minti, aga minu arust see on mingid piirid näiteks enne trenni, 15 minti enne trenni, ta ei ole kardio, ta on soojendus. Okei, jah. Me räägime kardiost, me räägime lihtsalt pool tundi järjest sükest mõistliku tempoga tööd. Kardiovaskulaarne töö, no. Jah, aga 15 minti enne trenni ma ei ütleks, et see on nagu see, mille saad lisada otsa sinna, et ma nüüd tegin kardiot. Sest ega mina ka nagu, ma ütlen ausalt, nagu täna näiteks mina ennast selle 20 minutamisega käima ei saanud seal nii-öelda selle lindi pealt, sest mulle meeldib nagu mina teen nagu ellipsit või midagi rasket, mulle meeldib 10 minti nii, et ma juba lähen, ma kella pealt näen, et mul on keskmine pulss mingi 135-140 vahel, siis mul on selline tunne, et nagu, see on vahest, et sa teed esimese tööseeria mingi raskusega ära ja siis teine tööseeria tundub nagu libedam, sest sa esimese tööseeriaga põhimõtteliselt tegelikult selle nagu soojendus veel. Et minul on samamoodi kardiga, et ma tõmban seal endal juba pulsi nagu ülesse ja siis ma hakkan nagu sooja tegema, nagu kella näiteks kükk või mis iganes on, et ma ajan seal juba pulsi piisavalt ülesse, et see ei ole minu jaoks nagu lihtsalt nagu, et mindset läheb mul nii paika, kui mul pulss on üleval ja süüke. Aga jah, mul on selle kardiokanaat olnud niimoodi, et kindlasti ma ei tee seda niimoodi. Mulle ei meeldi selle kardio all just pulss üles tõmmata, et see on niisugune nagu keskendumisaeg, siis kui ma selline lindi peale rapsima lähen või jooksma lähen ja niisugust nagu üritan nagu vahest on, tuled sealt töölt ja trennist ja poole kõht ei ole kõige mõnusam ja mingi bloated ja värgid ja särgid ei ole nagu, enesetunne ei ole kõige parem. Et siis ma ka seal kardioaparaadil tunne, et ma tahaks nagu teha sprinte või jooks, et nagu pulss üles saada umbes, et see nagu sprindid juba tundub siuke nagu jõutrenni mood, et seal juba ma ei räägi sprindist, ma räägin, ütleme, ongi ellips, et sa tõstad seal raskusastme nii kõrgeks. See minu jaoks on juba siuke nagu pingutamine. Kummid liigutavad sind seal, et sa reaalselt voolid ennast seal rahulikult mingi masina vahel, et see ei käi niimoodi, et ma mõtlengi seda, et nagu see ei ole päris sprint, aga see pingutusast on juba selline, et sa pead tööd tegema seal peal. Just, aga seda, mulle just nagu ongi, et kui ma olen siukene füüsiliselt või vaimselt on siukses situatsioonis, ma pean ennast nagu trenni sisse nagu elama, et siis minu jaoks näiteks mulle ei meeldigi kohe sellist nagu vaimselt nagu minna sinna kurnama ja no minu jaoks on see juba siuke harjumus, et mul nagu kui ma sinna peale lähen ja mul 10, ma teen selle 10 minutit alati ja kui mul see 10 minut kätte saab, ma olen kulutanud selle ellipsi peal, seal viskab number ette, saad 40 kalli, kella peal on pulss 135 juures kuskil, siis ma juba tean, et ma olen nagu treeniks soe, et ma nüüd on nagu mindset paigas, mul peab tõesti mingi hull probleem nagu peas ketrama, et ma nagu ei saaks treenida, et siis juba on arvatavasti nagu vereringe, kõik on aktiviseerunud, kõik on nagu ringi, kõik mallad liiguvad, et mina olen siis nagu valmis treeniks. Aga kuidas defitsiidi ajal oli näiteks? Siis ma tegin nagu veel hullem, siis ma tegin treppi ja ma tegin 15 minti, aga ütleme nii, et ega seal ka tolle tegid ära, siis tegelikult ta oli nagu mingil määral isegi vahetes aastast raskem, kui hakata tegema sealt mingid 5 kükis ette midagi, sest sa võtad selle seti ette, saad 5 korda ära, saad uuesti puhata, aga seal sa lihtsalt astud 15 minutit, sul on reie, tuhar, kõik on nii täis, sul on valus, sest sul ei ole energiat enam, vaata, igistad, isegi igi ei tule, sa ju isegi igistad enam. Sama koha pealt mina ütlen kardio kohta selle, et kardiol on mitmed viise, kõnnid, jooksed, sõidud rattaga, trepid, neid tuleb varieerida, eriti kui sa oled dieedil, neid tuleb varieerida. Ja neid tuleb kasutada nagu tööriista ka, vaata. Ja sest, et minu näitena, sa räägid trepist,
mul oli punkt oma dieedil, kus ma olin teinud treppe ja ma olin jõudnud sinna punkti, et ma teen peale igat trenni 60 minti treppe ja minu jaoks ei ole see raske. Point ongi ma lihtsalt harjusin ära sellega, see liigutus sai minule kuidagi omaseks ja ilmselgelt ma ei pannud nii palju, ma ei kulutanud enam seda energiat ja siis läksin ratta peale ja hoopis teine, ma tunnen jälle mahlad väljas ja kõik, raske on. Mina varieerusin nagu juba selle pärast, vaata, et näiteks trepp käib väga palju läbi jala ehk siis 4 pea tuhar, et vaata, seal on ka see tegelikult, et ta aitab tegelikult natukene sellele näiteks jala definitsioonile, näiteks mina annan väga palju kreditit sellele, et kui ma tegin ainult kardiopäeva puhkus oli, siis ma tegin esimesed 20 minti tegin ainult näiteks seda skiergomeetrit pluss ergomeetrit, ehk siis kõik käis läbi ülekeha, käed, õlad, selg suures osas, et tänu sellele ka mina arvan, et mina kasutan suunan juba sinna, et näiteks seal sa saadki hästi palju kordusi näiteks seljalihasele, triitsepsele, tagaõlale. Et mina kasutan ka kardiot selleks, et nagu neid lihased nagu, et kardio ei ole ainult läbi jala, vaata. Kardio võib olla ka läbi kätte, kõik siuke asi. Aga loogilist tead, sul on seljapäev ja nüüd ma teen näiteks ergomeetrit, vaata. Mingid siuksed mõtted on, et sa, ma ütlen, et see nagu nii nagu must have, aga samas miks mitte. Et see ei tee su seljale halba, kui sa teed enne seljapäeva 10 minti ergomeetrit ja sul on juba asi. Juba seal tõmbed on juba sees, on ju õlg töötab, on ju kõik. Ja praegu viimasel ajal jube popp on see, et sul on pre-activation, vaata näiteks enne rinnatrenni, sa lähed teed mingit lendamist või natuke pumpad nagu verd lihasesse, enne kui sa hakkad tööd tegema. Mida teeb ergomeeter? Samamoodi sul liigub veri sinna lihasesse selga. Ergomeeter on muidugi väga multifunktsionaalne liigutus, sul võtavad jalad kõik, on ju. Aga suures osas peamiselt selg on suure töö. No pull liigutus. Jah, täpselt. Et jällegi pre-activation selles mõttes. Siin on Free Aesthetic Project.